ei, miks? Nägid nad väidetavalt kellegi kätt mopist kinni hoidmas. Juu! Kersti kui siuksed asjad toimuvad, siis nagu ja me istume tundide kaupa kummitavates kohtades ja heal juhul saame mingi vilkuva kassipalli ja nad saavad ühe õhtuga nagu sellise hulga. Sama mõte oli kusjuures. What the hell? Taustal on kuulda, kuidas mu lapsed naeravad ja karjuvad. Ja naine ütles, kuule, aga ma on kiirusta nüüd, enne kui lapsed siia tulevad. Ehk siis nagu veel mölises kummitsusega. Ta ootas, kuni Karl magama jäi, võttis vasara ja virutas abikaasale mitu korda otsa ette. Aga Karl ei surnud ära. Ja siis ta tundis end millestki teadlikuna. Ja kui ta üles vaatas, nägi ta uues uksepiidas seisvat väikest meest vanamoodsas riietuses. Mees näis pilguga raami ülevalt alla vaatavat, vaatas teda, naeratas ja seejärel kadus. Tere, armsad külmaariste ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja me oleme siin, et rääkida teile kõhedaid ja veriseid lugusid. Minul on täna kõik eranditult kummituslood. Kui hea, sest et mul eranditult kõik on mõrvalood. Väga tore, sa inspireerisid mind eelmine kord, ma mõtlesin, et läheks kõhedaks. Ja siis me teeme veel täna sellist asja, et kuskil saate teises pooles me loeme ette ka mõningad teie kommentaarid, mida te olete meile agaralt YouTube'i jätnud ja tehke seda palun edasi ja võite ka seal oma lugusid jagada, nagu näha, siis me võtame ka need ette. Tuli selline mõttepoeg. Spotify kommentaare me sel korral ei vaata, aga vaatame siis võib-olla järgmisel korral. Maybe. Kui te juba ei ole pannud siia subscribe, ma teen nagu ma paneksin siia selle märgi, aga ma kindlasti unustan. No igal juhul, see subscribe nupp on ka siin all kuskil, nii et ja like ka aitab alati kaasa. Aga kui te praegu ei taha panna, siis ma arvan, et saate lõpuks me oleme selle ära teeninud. Hiljemalt. Ja. Kuigi minu meelest juba praegu nagu, miks mitte? Väga meeldimisväärsed inimesed. Kuidas sul vahepeal läinud on, midagi paranormaalset ka juhtunud on? Paranormaalset ei ole, aga idiootset on juhtunud. Ehk siis õudset, tõesti nagu kohutavat, mis hirmutas mind niimoodi, et ma värisesin mitu päeva. Nii. Ehk siis üks õhtu panin mina kanakoiva tahju ja siis ma tegelesin arvutis mingite asjadega ja siis mees toimetas köögis, ma ei tea, mingi pani nõusi masinasse, midagi ta seal tegi. Kui siis järsku hõikab mu selja tagant, et kuule, terve köök on suitsu täis. Ja enne imet, täitsa musta tossu tuli ahjust. Nagu väga musta ja väga siukest kahtlase lõhnaga asja. Ja selle peale siis lõi korgid välja igalt poolt ja tuli välja, et meil seal ahjus ühesõnaga lõppkokkuvõttes, kui nüüd tuldi ja vahetati see välja, siis öeldi, et teil nagu ropult vedas, sellepärast et ahju mootor läks põlema. Oh my god, ma mõtlesin alguses, et see lugu läheb sinna, et sa unustasid lihtsalt ahju. Ei, üldse mitte, nad jõudsid seal olla 10 minutit, ma arvan, et jah, ahjumootor läks põlema ja meil rämedalt vedas, et see nagu põlema ei läinud kõik siin. Oh my god. Ja see oli nagu, see oli siuke ehmatus. Ma reaalselt tudisesin mitu päeva, nagu mõtlesin, keegi ei puutu seda, nagu keegi ei näpi seda enne, kui tulevad vennad uue ahjuga ja vahetavad ära ja ütlevad, et nüüd on kõik fine. Ja tuli on üks kõige hullemaid asju, et see võtab ju kõik. Varas jätab nagigi seina, aga tuli ei jätta sedagi.
Ja mul oli täielik flashback, ma mäletan, kui ma laps olin, ma olin vanaema juures öösel ja siis meil läks naabritel garaaž põlema nagu. Ja see oli reaalselt niimoodi, et ma vaatasin aknast välja, see oli literally sealt samas nagu. Eks ma mäletan, ma kogu aeg nagu vaatasin ja mõtlesin, et ega see ju siia ei tule, ega see ju siia ei tule, ega see ju siia ei tule. Ja siis see mingisugune pointless must suits sealt ahjust tõmbas niimoodi vaiba alt ära ja siis tuli kõik see kuidagi kuskilt ja ma ei tea, see oli nagu ei soovita. õudne. Nii et olge ettevaatlikud oma kodumasinatega. On vist loomoraal. Ja mul on praegu konkreetselt nii, et kui ma enne panin südamerahus nagu enne magama minekut nõudeka tööle näiteks, siis ma ei tea, ma praegu ei julge enam. Mis siis, et see on hiljuti välja vahetatud ja ei ole ilmselt nagu pooltki nii vana, kui see ahi oli, aga... Nõudekas on vesi samas vähemalt. Tõsi. Aga no ma selles mõttes, jah, iga asi võib kuskilt minna lühisesse või... No jah, et niigi leits. Jah. Aga ma alustan siis ühe üsna lühikese kummituslooga, aga kuna tegemist on paranormaalsuse vallas nii legendaarse ja olulise tüübiga, siis ma olen pikalt edasi lükanud selle loo tegemist, ta on ammu oodanud, et ma ta ära teeksin. Igal juhul me kõik teame ja armastame sarja Supernatural ja mina vaatasin küll ainult kuni esimesed 5 hooaega, sellepärast, et niimoodi see oli mõeldud ja pärast seda nad venitasid lihtsalt 10 hooaega veel otsa, sest et see muutus kultussarjaks, aga mul oli mingi põhimõtteline teema nagu, et kui see oli mõeldud 5 hooajaks, sest seal minu jaoks lõppes loogiliselt lugu nagu ära. Igal juhul seal siis tegutsevad vennad Winchesterid ja Dean Winchesteri mängib selline näitleja nagu Jensen Ackles. Ja nagu ma ütlesin, need on väga kultuslikud vennad, ma eeldan, et te kõik teate neid ja nad käivad väga palju erinevatel konnidel jututubasid tegemas ja üles astumas jätkuvalt. Nii et see lugu ongi pärit siis ühelt selliselt esinemiselt, kus siis üks fänn küsis Jensenilt, et ma olen kuulnud, et sul on lugu kummitusest. Ja Jensen siis jagaski seda lugu aastal 2025 ja ühesõnaga, ta rääkis siis niimoodi, et inimesed küsivad mult kogu aeg, kas ma usun kummitustesse, et kas sinuga on midagi paranormaalset juhtunud. Ja ma ütlen sellele vastuselt, et ma olen suuremalt osalt realist. Ma usun tugevalt, et peaaegu kõigele, mis öösel kahtlasi hääli teeb, on olemas loogiline seletus või ta kasutas väljendit pump in the night, on ju. Nii, ja siis ta rääkis, kuidas ükskord ta naine kutsus ta alla korrusele ja ütles, et vaata nüüd seda väikest eksperimenti, mida ma tegin. Ja võttis siis telefoni ja näitas videot. Ja kõik siis oli seotud nende pööningu uksega. Nimelt oli siis Jenseni abikaasa kuulnud, kuidas uks avaneb, sulgub, avaneb, sulgub. Ja siis ta läks hästi kontrollima. Ja siis ta nägigi seda oma silmaga ja seal ei olnud mitte kedagi. Ja siis ma ei tea, mis puust see Jenseni naine on tehtud, ta läks rahulikult alla korrusele, võttis telefoni ja läks üles tagasi. See on mingi hääd sorti puu. Hääd sorti puu või? Mis mõttes? Ja sa ütlesid, et ei tea, mis puust ta tehtud. Mis puust? Ja. Ja siis ta tõi oma telefoni, vajutas record ja ütles, kas sa saaksid palun seda korrata? Ei ole nii. See alguses ei juhtunud eriti midagi. Jensen kirjeldas, et uks oli umbes jala võrra paokil, aga püsis paigal. Taustal on kuulda, kuidas mu lapsed naeravad ja karjuvad. Ja naine ütles, kuule, aga ma olen kiirusta nüüd, enne kui lapsed siia tulevad. Ehk siis nagu veel mölises kummitusega. Ja siis uks läks klõpsti kinni ja klõpsti lahti. Ja siis sel hetkel, kui Jensen seda rääkis, siis sekkus intervjuusse ka siis, mis on Sam Winchesteri mängiv Jared Padalecki, kes siis kinnitas, et ta on seda videot näinud, et kaadris polnud tõesti mitte kedagi näha, aga uks liikus. Et aeglaselt taanes ja aeglaselt sulgus. Nii, et tsiteerisin Jensenit ja täiesti mu naisele kohaselt ütles ta, saaksid sa seda veel teha? Ära häbene kaamerat. Et umbes, et ta ütles kommentis, et kuule, püüa paremini natukene.
ja paistab, et kummitus kuulas sellepärast, et Jenseni sõnul tõepoolest uks läks nüüd palju nagu kaugemale lahti ja sulgus palju või noh, avanes suurema kaarega ja sulgus siis palju valjema klõpsuga. Aga ta võtab seda asja nagu talle väga omase huumoriga, et ühes podcastis, mille ma leidsin, ütles ta, et kuna tal on nii pikaajaline kogemus paranormaalsete teemadega, mis siis, et ainult läbi teleekraani ja seda rolli mängides, et see on tekitanud temas võltsi enesekindluse kõige osas, mis on seotud nagu üleloomulike jõududega. Ja ta ütles niimoodi, et mul on 15 aastat trenni selja taga. Nii et kui ma kuulen öösel kahtlasi hääli, ei mõtle mehmatusega, issand, mis see on. Oma peas ma ütlen, sa valisid vale maja, motherfucker. mis on iseenesest nagu väga nunnu. Et siuke väike maius pole siis kõigile Supernaturali ja Winchesteri vendade fännidele. Nii, aga minul on täna Eesti kirjanduse päev. Ahaa. Sest et võtame ette eestlastest naised, kes on pahandust teinud. Ja nii palju ma tegin, et ma otsisin need nimed igalt poolt netist veel üle, et vaadata, ega nendel teemadel ei ole Dagmari Sulest näiteks mõnda artiklit kirjutatud. Ei leidnud. Ma naisi olen vähem kajastanud, jah. Ajaloos küll rohkem. Et siis ühesõnaga loodame parimat. Ja lähme siis aastasse 1931. Ajaloost. Ja, need on ajaloost, jah. Kus siis Nehatu valla taluperenaise juurde tuleb sügisel 15. oktoobril mis naabrinaine Liisa, kes teatab, et ta mees Karl on kukkunud, vigastanud pead ja surnud. Kahekesi hakkavad naised siis hukkunu keha pesema ja riietama, aga naaber märkab, et Liisa mehe kätel ja peas olevad haavad ei sarnane nagu mitte kuidagi kukkumisjälgedega. See räägib oma kahtlustest külarahvale ja asi jõuab siis lõpuks konstaabli kõrvu. Ja konstaabel siis läheb koha peale asju uurima, et mida paganat. Ja Lesk ootab teda väraval ja küsib, et kas 30 000 margast piisab, et uurimine kohe siin ja praegu lõpetataks. Ja konstaabel tahab ikkagi enne kuulda, et miks naine seda raha siis pakub niimoodi ukse peal, et nagu laske tööd teha. Ja pärast Liisa tunnistust vahistab konstaabel naise ja annab ta pidulikult üle kriminaalpolitseile. Nimelt siis Liisa jutu järgi olnud ta Karliga abielus juba 32 aastat. Ja nad olid elanud Liisa vanemate talus, mille Liisa siis päris, aga lasi selle oma mehe nimele kirjutada. Ja mees oli olnud üks suur ihnus koi. Ei lubanud talvel ahju kütta, ei andnud süüa naisele ja isegi pesuseep oli kapis luku taga olnud. 100% usun, 100%. No ka, ausalt. Ja seda jagati ka siis niimoodi, et kui nagu väga vaja oli, siis väikse tükikese killukese said. Ja 13. oktoobril siis Liisa küsinudki seepi. Ja mees ütles, et ei saa seepi. Mingi persse. Ja Liisal sai mõõt täis. Ta ootas, kuni Karl magama jäi, võttis vasara ja virutas abikaasale mitu korda otsa ette. Aga Karl ei surnud ära, vaid oli veel 2 päeva hiljem meelemärkusel. Ja aga ta ei mäletanud nagu hästi, mis aset leidis, sest et ta sai vasaraga 2 korda vastu pead. Oh my god. Ehk siis võttis pildi ette ja küsis naise käest, et kuule, et kes see mulle peksa andis. Pea valutab. Aga seep ei saa. Ja seep on väärtuslik. Ja Liisa siis mõtles öö otsa, et mida ta pihta hakkab taga. Hommikul küsis mees siis käterätikut ja kui Liisa seda andma küünitas, haaranud mees tal juustest ja hüüdnud, sina lõidki mulle pähe. Ja siis nad hakkasid võitlema seal
kaklema omavahel ja naine sai siis kuidagi käed ümber mehe kõri ja kägistas mehe ära. Siis ta kutsus nende juurde või enda juurde nende ainsa poja ja ütles, isa on surnud. Nüüd võid sina talitada nagu peremees. Tunnistajad kinnitasid kusjuures, et Karl oli olnud väga sita iseloomuga tüüp ja ka selles osas, et ta oli üks igavene ihnuskoi, olnud küllaga tõendeid. Ja Liisa oli varasemalt käinud kirikuõpetaja juures näiteks korduvalt kurtmas oma muresid selle mehega. Ja pastor siis oli Karli enda juurde kutsunud tookord ja näppu viibutanud, et tõmba normiks mees on ja. Ja pisut aega siis oli nagu asi paremini sujunud, aga siis nagu tavaliselt ühel hetkel läksid asjad jälle sinna samasse punkti tagasi. Ja mees oli nagu täpselt enne. Ja kohus sellegipoolest vaatas asjale otsa ja öeldi siis seal niimoodi, mõrv on mõrv, tapad sa siis hea või kurja inimese. Kahjuks tõsi. Ja Liisa sai karistuseks siis 15 aastat sunnitööd. Ja mis ta sai? Ei tea. Ei jõudsin välja? Ei leidnud, ma räägin, ma guugeldasin neid inimesi. Google'iga ei tule, arhiivi tuleb minna. Aga ma võin vaadata veel pärast. Panen Patreoni, kui tõesti arhiivist leian midagi. Tõenäoliselt arvestades, mis aastal ta sinna saadeti, siis ilmselt sinna ka sõja paiku jäi, jah. Aga nüüd ongi see hetk, kui me Patreoni läheme või enne lähme YouTube'i, sellepärast, et YouTube'is saab ka liituda meie kontoga, meie klubiga. Saate saated varem kätte ja saate hääletada saate teemasid. Kas sa panid juba pollid üles või? Sa ütlesid, et sa panid kõik siin juba ajastasid. Ma ajastasin ära need ei ole veel üleval, aga need tulevad varsti. Okei, siis kui tuleb Patreoni, siis tuleb ka YouTube'i see poll, et saate valida saate teemat ja igast muid toredaid boonuseid on, kui te meid toetate, nii et me proovime ikka alati vastu anda. Igal juhul suur aitäh ja nimeliselt ka kiidame. Kas sa tahad ise võtta YouTuberitena? Jaa, aitäh Jane, Ave, Alice, Joonika, Steffi, Õnne, Maret, Egle, Ghost Hunter, Liisi, Kertu, Marek, Marge, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin ja Pirjo ja siis on meil siin Vipp, Külmaveriste ja Kaljukits ka. Ja aitäh Vipp-külmaveristajatele Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karinat, Tähed silmadeks, Anne-Mai ja Daniel on sellel korral pannud ainult 3 emotsit, taki. Tagasihoidlikult. Aitäh Kikkide sõber Pillerin, Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil ja siis suured tänud külmaveristajatele Endre, Kelly, Issand, Sült, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike-Päike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Kustemoji, Kretsemoji, sulgudes Taki, see on endiselt kõrvis. See on vajalik, sest ma lihtsalt mulle püsis meeles, ma ei tea. Ja aitäh Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, Märtsi, Jänes, Ilona, Anne, Tõndiste ja Kristin, jätan näiteks siin pooleli. Ja suur tänu ka Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Juhu, mu raamat nüüd ka Soome kirjastuses. Ja kusjuures, kui te tahate seda Airi raamatut minna soetama, siis ma kohe ütlen, mis selle pealkiri on, aga Patreonis te kindlasti näete, aga loe see nii kaua edasi, ma ütlesin selle välja. Häli, Elenio Novello, Karena, 3. kolmjalgne kolmnurga nurk. Oh my god. Gretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu, Käti ja siis meil on siin veel eksistentsiaalkriisis paralleeldimensiooni humanoid, Madara, Heili, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse Studio.
kummitusnukud ja Airi raamatu pealkiri on Diabolical Twin Flame ja tema kirjaniku nimi on Avian Stork, nii et Diabolical Twin Flame nüüd Soome kirjastuses ja mujal kirjastuses ka, nii et paranormaalne tark novell, romaan, tume romaan. Nii et siis head lugemist kõigile. Ja suur aitäh kõigile meie toetajatele. www.kikimoori.ee on koht, kus saab meie fännikaupa ja varsti tulevad sinna uued disainid ja mul on juba ühele andekale Eesti noorele kunstnikule sisse antud tellimus uue plakati loomiseks, mis on päriselt inimesele loodud. Nii et see läks siis meil juba teine. Ja, et ikkagi tahame ka vaikselt saada selle joone peale, kus me saame Eesti väiketegijaid ka toetada omalt poolt. Nii et kui teil on tunne, et tahate meiega sellel teemal rääkida, siis kikimoori@gmail.com ja sinna võite saata ka oma lugusid, millal meil ongi tulekul. Varsti. Tulekul. Ülejärgmine saade vist, kui ma ei eksi. Võimalik, jah. Peaks olema kuulajakirjade saade, nii et veel jõuab. Jah. Ja võtame siis nüüd korraks ette teie kommentaarid ja Mari-Liis Kirstu-Liis otsis need meile välja ja püüdsime siin natukene seda järjekorda panna, nii et see ka arusaadav oleks. Siin on nüüd ühe kuulaja kirjade episoodi all vist oli see vist, kus Andre kommenteeris ja me alustame vist mitte sellest kommentaarist, millega ta alustas, aga see on loogiline meie peas, et me kõigepealt tutvustame, kes on see Kersti, kellest ta räägib. Igal juhul ta kirjutab nii. Lõpuks ostsin Kersti Kivirüüdi 2011. aasta raamatu Kakukabel ja teisi tondijutte. Mind huvitavad eriti tema seansid Kuuste koolis 2008–2009, kus ma 9 aastat käisin. Kersti väidab, et päevik vastab tõele. No sel juhul oli tal tõesti, nagu ta ise ütleb, Eesti ajaloo edukaim seanss. Kersti väidab, et vaim helistas tema telefonile klassi põrandalt leitud minu vennale tuttava tüdruku telefonilt ja ütles, käel on külm. Kõige hullem seanss toimus väidetavalt 26. märtsil 2009. Issand, kui täpselt ajastused me oleme. Me oleme, jah. Ja ainult 3 päeva varem olin ma koos Kerstiga seal samas saalis ja tähistasime tädi juubelit. Minu tehtud piltide peale jäi mitmeid intelligentselt käituvaid helendavaid orbe. Ühe pildi peal on Kersti saali otsmise ukse juures, mille korduvat iseenesest avanemist ja sealt saali sammude tulekust ta ka oma raamatus räägib. Pildi peal on tema kohal näha korraga lausa 3 orbi. 26. märtsil 2009 läks asi Kersti väitel hulluks. Saalilaest hakkas verd tilkuma, karjaid ja taldriku purunemise klirinat kostis keldrist. Vabandada, kuidas palun, mida verd tilkuma saalilaest? Mis mõttes verd tilkuma tõesti, no? Keldris olid tekkinud algklasside riietusruumi põrandale verised lohistamisjäljed. Algklasside riietusruumi põrandal verised lohistamisjäljed. Mis viisid vee äravoolu kanali juurde ja kanali alt kuulsid nad koputusi. What the actual hell, nagu? Oleks võinud öelda ette ka, et meil varem ei lugenud ainult algusi natukene, et aru saada, mis järjekorras lugeda. Kui mu venna sõber üritas mopiga kanali resti tõsta. Ei, miks? Nägid nad väidetavalt kellegi kätt mopist kinni hoidmas. Juu! Kui siuksed asjad toimuvad, siis nagu, ja me istume tundide kaupa kummitavates kohtades ja heal juhul saame mingi vilkuva kassipalli ja nad saavad ühe õhtuga nagu sellise hulga. Sama mõte oli kusjuures. What the hell? Kui mu venna sõber üritas mopiga kanali resti tõsta, nägid nad väidetavalt kellegi kätt mopist kinni hoidmas. Kersti nägi unes, kuidas seal keldris tapsid natsid ühe kommunisti naise, kui ta ei suutnud enam hoida pea peal olevat taldrikut.
Ta arvab, et see naine maeti sinna keldrisse vee äravoolukanali alla. Aga see Kerstiga seotud lugu läheb edasi. Nüüd sa saad võtta siis järgmise kommentaari. Hingede päeval 2008 tegi Kersti koos õpilastega Kuuste koolis seansi, üritades seal välja kutsuda mõisas surnud mõisaprouat Juliana Barbarat. Teiselt korruselt kuuldi samme ja koliti Ouija lauaga teisel korrusel asuva esimese klassi ukse taha. Klassist kuuldi mitmeid kolksatusi ja kui nad ukse avasid, nägi nad paberkorvi kaant iseenesest liikumas. Üks tüdruk läks õpetajate toast kaamerat tooma, kuid kaameraga kohale jõudes lõpetas kaanekene liikumise. Hiljem õues olles nägid mitmed grupi liikmed esimese klassi akna juures seismas naist Oh no. vanaaegses punases kleidis. Oh no. Aga Kersti seiklused. Oota, sul see läbi või? Ei, neil kõigil tekkis korraga iiveldus. Üks grupi liige palus päevikusse suurte tähtedega kirjutada. See pole enam naljakas. Ma tahan teada, mis raamat see on, ma pean rohkem uurima selle kohta. Igal juhul. Mul on sama mõte, et nagu ma tahan seda raamatut saada. Oh my god. Igal juhul Andre siis kinnitab, et ka temaga juhtusid uskumatud lood ja see oli siis juulis 2014, kui ta elas sisuliselt Vana-Kuuste mõisa territooriumil. Vana-Kuuste mõisa Meieri siis ilmselt Tiigikalda ääres. Kersti väitel õnnestus neil sel samal korral siis 26. märts 2009 ühe väga kuulsa maagi alkeemiku õpetuste abil peeglisse ilmuda, kutsuda siis ilmselt pikkade ja valgete juustega daam. Kuid nad jätsid ta tagasi saatmata, sest hirmunud poisid peksid väidetavalt peeglid puruks. Ka mina nägin juulis 2014, kui mind teemon ründas 2 nädalat järjest unes pikkade valgete juustega üleni valges daami, kes kaitses mind teemoni eest. Ei. Siin on liiga palju koos nagu, Andre, ma ei tea, mida sina oled üle elanud, aga no thank you, ausalt. Nagu, ja kuidas sinna Vana-Kuustesse saab palun uurima minna? Nagu reaalselt crazy lihtsalt. Reaalselt crazy. Aga ma räägin siis natuke kummituslugusid praegu ja natuke jääb ka siis boonusesse. Oota, aga meil oli ju video ka veel. Meil oli video ka, jaa, õige. Ja sina võid selle kohta rääkida, sest mina ei mäletanud sellest mitte midagi. Ühesõnaga, meil oli selline episood nagu kuulajate kirjad, kõhedaid külalisi sealt, kus meile kirjutas, ma ei mäleta, kas me ütlesime ta nimi välja või ei öelnud. Igal juhul meil oli seal üks lugu, kus oli kirjas lõpus veel, et ma saasin teile video ka ja nii edasi ja nii edasi. Ja me ei lisanud seda videot. Nagu me oleme, palume vabandust. Excuse us, on ju. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et me võime selle video siia vahele panna. Ja, paneme selle video siia vahele ja selle sissejuhatuseks võib vist öelda, et see muidugi minge kuulake seda saadet, kui te ei ole veel kuulanud, aga kas sa mäletad rohkem, kas oleks kirja sisus, sest mina ei mäleta, aga konteksti kohta ma võin öelda, et ta kuulis koputusi. Aga lähme edasi nüüd minu kommituslugudega, mis on pärit sellisest kohast nagu Forteana Forums ja sinna siis kirjutas aprillis 2011 kasutaja nimega Hypermetroopia. Hästi palju väikseid killukesi erinevatest kommituslugudest ja kirjutas siis nõnda. Saan sel aastal 60-aastaseks ja olen hämmastunud, kui paljud ratsionaalsed inimesed on tunnistanud, et nad on kas näinud või tundnud kummitust. Õe ja hooldajana töötades sai meeste ja naistega intiimselt vestelda. Seega ehk tundsid nad, et saavad usaldada kedagi, kes neid kaastundlikult kuulaks.
Ma pole kunagi üheski loos kahelnud, sest need kõik on põgusad ja juhtuvad nii igapäevastes ja ebadramaatilistes oludes. Ja siin on mõned teile siis meelelahutuseks. See kõlab nagu triit juba. Jah. Ühe sõbra 50-aastane ema ostis kalurimaja Mousehole'is Cornwallis. Ta tegi seal suuri muudatusi, sealhulgas paigaldas uue ukse. Ühel õhtul, kui ta üksi elutoas kudus, see on nagu mingi, esiteks, sa oled Cornwallis, sa ostad kalurimaja, nii cute, nagu sa istud seal kalurimajakses Cornwallis ja kood õhtul. Ja siis ta tundis end millestki teadlikuna. Ja kui ta üles vaatas, nägi ta uues uksepiidas seisvat väikest meest vanamoodsas riietuses. Mees näis pilguga raami ülevalt alla vaatavat, vaatas teda, naeratas ja seejärel kadus. Veel rääkis ta, et lapsena kolisid nad paaris majja ja ta nägi oma magamistoa nurgas värisevat naise kuju. Lõpuks sai ta teada, et eelmine omanik oli toas surnud ja põdes Parkinsoni tõve. Mis on nagu mingi, why? Võib-olla see on lihtsalt nagu see residual jääknähud või? Jääknähud, jah, kummituse jääknähud, et mitte nagu intelligentne. Tahaks, et ei oleks nagu füüsilisi haigusi teispoolsuses. Nii. Siis üks vaibapanija rääkis, kuidas ta oli üksi asustamata viktoriaanlikus villas ja oli hakanud panema vaipa akna alla, selg ukse poole. Ta kuulis paljastel laudadel enda poole tulemas raskeid samme ja kui ta pöördus, et näha, kes seal oli, avastas ta, et ta on ikka veel üksi. Alles eelmisel aastal rääkis üks eakas paar, kuidas nad jalutasid oma suure kinnistu taga niidul, kui nad mõlemad nägid üht kuju üle niidu kõndimas. Seljas midagi, mis nägi välja nagu kotiriided ja mingisugune vöö. Ta oli põlvest allapoole nähtamatu. Nad jälgisid teda paar sekundit, siis nägemus kadus. Teised on näinud seda meest, kes arvatakse kõndivat vanarada külast mereni. Ehk siis kotiriided tundub nagu väga vana kummitus. Käisin õenduskoolis koos ühe Yorkshire'ist pärit neiuga, kes ütles, et tema talumaja oli ehitatud kloostri varemete ümber. Nii vana Euroopa, kui saab olla üldse. Terve pere oli regulaarselt näinud mingisuguses rongkäigus vilkuvaid küünlaid. Midagi muud polnud näha. Lihtsalt iga asi on nagu mingi, ma võiksin sellest pikka nagu raamatu kirjutada, aga lihtsalt siit nagu mingi kirsike. Üks poissõber rääkis, et lahkusid sõbraga Exeteris pubist. Sulgudes mälestus hakkab hääbuma, aga see oli kindlasti Devonis. Ja leidsid telefonikabiini. Nad otsisid taksonumbrit, kui kuulsid hobuse galopeerimist. Nad mõlemad vaatasid ja nägid hobust ja ratsanikku täiskiirusel mööda galopeerimas. Ratsanikul oli lai särk, pikad lehvivad juuksed ja meeleheitlik kilme, mida mõlemad tüübid nägid. Nad astusid boksist välja, et teda tänaval ratsutamas paremini näha, aga ratsanik oli kadunud. Häältki ei kostnud. Ta pole kindel, kas see oli kummitus või päriselt, aga kuna kell oli umbes 11 õhtul, tekkisid tal omad kahtlased. See oli mina, kes ma nägin seal vanalinnas öösel 3 hobust valgat üksinda kõndimas. Minu surnud ämm rääkis, et läks ühel õhtul teed tegema ja nägi oma surnud meest kraanikausi ääres seismas. Lihtsalt nagu some evening tea. Endine abikaasa rääkis, et kui ta haiglas oli ja oma elu pärast kartis, külastas teda endise naise onu, kes tuli voodi juurde ja ütles umbes nii, et kõik saab korda ja ta saab hakkama. Mees, see onu siis, oli surnud 2 aastat vanem. Hiljem ütles ta, ehk siis endine abikaasa, et kui ta oleks tahtnud kaitseinglit välja manada, poleks endise naise onu talle meelde tulnud. Ja praegu siis viimane. Minu lemmik tundub pigem ajaline nihe kui kummitus ja selle jutustas Šotimaal asuva väga haritud ja maalähedase jahimaja haldaja poeg. Tema isa oli suvel varitsenud ja jälginud oma hirvi, kes olid maas liikumatult lomamas. Ta nägi peaaegu alasti meest, sassis juuste, habeme ja pika odaga, kes vaikselt üle tema vaatevälja hüppas. Seejärel kadus põgus nägemus ja talle jäi mulje, et ta oli näinud eelajaloolist inimest. Nagu mingi, yes, of course. Kuule, aga kõik need asjad viisid mu mõtte ainult kohta praegu. Nii. Ja mul on sulle aus küsimus nüüd. Kas mul on kummitustesse? Sa võid ka sellele vastata, aga me juba teame seda vastust. Kas sa Peaky Blindersit oled vaadanud või? Ei ole. Ma tean, mu õde tohutult fännab seda ja ta just käis
ma ka ja ma nägin, et su õde käis seal ja ma olin mingi hea meel su üle, aga Nice, congratulations. aga ma elan siin veits traumat läbi, sest et see film tuli välja, mis selle nii-öelda kokku võtab siis lõpuks. Aga, ja seda oli nagu mitu aastat juba oodatud. Mis oli, ühesõnaga, sa pead vaatama. Ja kuulajaka, kes ei ole vaadanud, siis minge vaadake, please nagu, see on nii seda väärt. No ma võin anda sarjasoovituse, aga kõik niikuinii vaatavad seda juba, The Bit, nii et ma olen lihtsalt The Biti lainel ja ma hakkasin ka Scrubsi vaatama, Scrubs hakkas ka uuesti välja tulema. Ma olen kuidagi mingi meditsiinisarjade ja muidugi Ghost Hunting ka, Project Fear käib meil. Watcheri asjad on nüüd jõudnud Watcher TV-st ka YouTube'i tasuta vaatamiseks. Nick Ryanil tuli just hiljuti uus video välja, päris pikk, peaaegu 2 tundi, nii et on küll mida vaadata. Aga okei, jaa, ma hoian meeles seda, võib-olla jõuan selle. Palun, sest et nagu ma hakkan otsast peale vaatama, ma olen seda sarja vist nüüdseks juba 2 korda vaadanud ja ma tahan veel. Et see ei ole rekordile veel lähedal, sest et sa nende haigla või nende sarjade lainel, siis mul on teine asi on Boardwalk Empire, mis on mul vaadatud vist äkki 6 või 7 korda kõik hooajad läbi. Seda ma vaatasin kunagi esimese osa ja see ei kõnetanud mind. Mul on nagu kõik need vana aja vennad hobustel. Oh my god. Piki ja okei, aga teeme siis viimase põhiosa loo ja lähme siis külla sellisele vennale nagu Jaan Klaar. No lähme. Dagmari näoilmet lugeda, kas see juba võidab kuskilt oli. Ma eeldan, et ta ei ole elus, nii et võime öelda küll. Ja ühesõnaga, temale siis eraldati Ambla valla Rääma mõisast krunt, mida tema siis pidas. Fucking nepo baby. Okei, ta on kaugel sellest loomulikult, aga selles mõttes, et ta oli tubli, ta oli tragi ja ta ei kartnud tööd ja ta pani käed külge ikkagi, nagu ta ikkagi tegi ka actually midagi. Mis siis, et nagu sai selle tüki, aga ikkagi tegelikult nagu oli tubli, aga ükskõik kui palju vaeva ta nägi sellega, rikkust ikka majja ei tulnud. Ja ta oli hästi kokkuhoidlik küll oma pereringis, aga 56-aastane Jaan kulutas oma sissetuleku muude asjade peale. Kas sa tahad pakkuda, mis selleks võis olla? Ma arvan, et selleks on Ambla, siis ma arvan, et selleks oli viinastunud olek ja hasartmängud. Lõbustused kenade naisterahvastega. Aha, no peaaegu. See variant ka veel. Ja tema abikaasa 49-aastane Juuli ei jäänud võlgu, sest et ka temal oli kallimaid. Ja selle eest Jaan arvas, et on mõistlik siis Juulile sageli peksa anda. Mingi persse. Ja tema tahtis naisest ka lahutada, aga naine ütles kindla sõnaga, et tema ei lahuta ja käigu peale. Ja ta kartis siis naine, et Jaan võtab uue naise ja siis nende lapsed jäävad pärandusest ise ilma. Ja ma saan sellest kõigest aru ja ajastu konteksti kõik see, aga nagu what if we could start decentering men nagu? Aga selle pere 4 last olid siis juba täiskasvanud. Vanem poeg Berthold Ferdinand teenis kaitseväes noorem leitnandi sideinsenerina. Noorem, kelle nimeks Valentin, oli siis isatalus sulane. Ja kui Valentin ajateenistusse kutsutakse, nõuab isa, et see vanem poeg Berthold end sõjaväest lahti võtaks ja koju appi tuleks. Poeg siis teebki nii, nagu isa käseb, aga ega ta väga sükast füüsilist tööd teha ei tahtnud tegelikult. Ja selle asemel võttis kätte ja hakkas seal tegelema taluraamatu pidamisega. Ja nüüd oli isal selles mõttes jama majas. Visiahjus. Sest et nüüd ei saanud enam käsi üles tõsta ja öelda, et ara lihtsalt ei ole.
sest et paberi peal oli sissetulek nagu päris korralik ja isa oli nagu nördinud poja peale natuke. Ja muidugi, ja kõik teised on süüdi sinu enda pattudes. Ja kuidas sa mul niimoodi siin rehkendad siis? Õigesti. Ole nüüd. Ja ütles, et tema tahab talu hoopis maha müüa. Ja Juli ja Berthold siis teadsid kohe, et kui läheb talu müümiseks, siis see raha läheb ka isa taskusse ja sinna see jääb. Ja vabariigi aastapäeval 1930 peksab siis Jaan taluõuel Julit rihmaga parasjagu. Oh my fucking god, kui ilge. Seda näeb pealt sulane Lumin. Pärast peksu tuleb Juli siis Lumini juurde ja küsib, et kas mees oleks nõus Jaani ära tapma. Ise valib, laseb maha, viskab kaevu. Vahet pole, peaasi, et asi näeks välja, nagu oleks rööv olnud või õnnetus. Ja pakkus siis sulasele selle eest kohe 50 000 marka ja kui asjad tehtud, siis veel 150 000 sinna otsa. Okei, me oleme praeguseks õppinud, et 30ndate alguses sai palgamõrva osta 30 kuni 200 000 marga eest. Just. Ja sulane siis küsis 3 päeva mõtlemisaega, sest et noh, kuidas sa niisugust otsust ikka niimoodi üle puusa teed. Ja seejärel järeldas siis see Juli, et sellest mehest küll tapjat ei saa, sest et ta ei teinud seda otsust üle puusa. Ja pöördus siis sellest ohvitserist poja poole. Ja Berthold oli siis tõsimeeli püüdnud pikka aega oma isa-ema suhteid siluda, aga sellel polnud mingit tulemust. Nii et tema siis valiski ema poole ja üheskoos valmis neil plaan. Isa tuleb maha lasta. Ja 25. veebruaril 1930 kella 6 paiku õhtul sõidab siis Jaan Rägavere piirituse vabrikusse loomade jaoks praaka ostma ja Berthold paneb jälgede segamiseks jalga siis tema omadest mitu numbrit väiksemad kingad, mis on nagu... Jälgede segamine sõna otses mõttes. Jah, täpselt. Ja pani siis vintpüssi õla peale ja läks oma isa kodutee peale valitsema ja kella 8 paiku õhtul nägi ta siis isa lähenemas. Korraks siis tekkis niisugune kahjutunne, aga ta tegi südame kõvaks, laskus põlve peale ja tulistas isale kuuli pähe. Jaan siis kukkus vankrit maha, hobune traavis koos praagatünniga minema. Ja Berthold siis lohistas laiba võpsikusse, pööras isa taskut pahupidi, leidis sealt natukene raha ja võttis selle ära. Ja siis tegi nende oma laenatud väikeste kingadega seal surnu ümber terve hunniku jälgi ja siis läks koju, puhastas püssi vaseliiniga, mida mina endale huulte peale kogu aeg määrin nagu. Ma ei tea. Vaseliin sobib väga paljudeks asjadeks. I love vaseliin nagu päris. Nii, ja siis ema abiga põletati need kingad ahjus ära ja raha pisteti viljasalve peitu. Ja hilis õhtul siis avastab teenija talli nurga juurest hobuse ilma peremeheta. Järelikult jama majas ja selle suure murega läks siis Berthold Jaani otsima või suure murega selles mõttes, et teistel tal on väga suur mure. Ja viibitas siis kaua meelega, kuni lõpuks siis leidis jutumärkides selle laiba sealt mõrvakohast üles. Ja koju jõudes teatas ta, et isa on röövmõrtsukate ohvriks langenud, et tal oli raha kaasas olnud, aga taskud oli head ja pahupidi. Konstaabel tuli kohale, kõik tundus justkui usutav, kuid mis asi äratus kahtlust oli see, et neid väikeste kingakestega tehtud jälgi oli kuidagi kummaliselt palju. Kurat, ma elasin nii kaasa. Ja politseinik otsustas siis, et otsib igaks juhuks majapidamisel läbi. Ja ta leidis siis Bertholdi püksid, mille üks äär oli alt värske verega koos. Ja politseinik siis küsis perepojalt, et mis jalanõusid tema isa siis kandis. Ja kui Berthold vastas, et säärikuid, siis oli niidiots käes.
et järelikult need püksid määrdusid mõrva toime pannes. Ja seejärel siis Berthold ja Juli tunnistasid oma teo üles ja kohtuprotsessi ajal sai siis Bertholdist korralik naistellembik ja Juli pani selga moodsa musta siidkleidi ja meikis ennast ära ja nägi väga noor ja hot välja. Ja keeldus süüd omaks võtmast. Ehk siis Berthold võttis süü omaks ja siis tema ema ei võtnud. Ja vastupidiselt esialgsele tunnistusele siis Berthold kinnitas kohtus, et ta tappis isa ema teadmata ja et ema ei olnud mõrvast hiljem ka teadlik. Küsimusele, miks Juli tunnistas alguses kaasosalust, vastab naine, et ta tahtis lihtsalt oma poega päästa. Ainult, et ta tegi selle vea, et ta oli alguses pöördunud sulase poole. Täpselt. Ja arvestades ülestunnistust ja siis väga head iseloomustust kaitseväest, määras kohus Bertholdile 15 aastat sunnitööd. Ja Julile kui asja algatajale nõudis siis prokurör eluaegset karistust. Ja ei aitanud seal siis ei naise ega poja ega teiste tunnistajate ütlused aastaid kestnud väärkohtlemise ja alandamise kohta. Ja lõpuks siis kinnitas kohus Julile 20 aastat sunnitööd. Mis kaunist raamatust sa seda loed seal? Seesama vana hea, kust ma olen enne ka võtnud. Kes see autor on, sest et ma sain aru, et see on mingi välismaa raamat. Ei, Loonats. Ma olen enne ka võtnud siit, aga ma olen välismaa omasi võtnud. Ahah, okei. Jah. Nii, igal juhul Claride kaitsja esitas siis apellatsiooni ja rõhus siis jälle mehe vägivaldsusele ja tõi siis tunnistajaid, kes kinnitasid, et Claride kodune elu oli olnud täielik põrgu ja seetõttu siis vähendati Juli karistust 10 aasta peale. Aga Bertholdi esialgne see karistus jäi jõusse. Vaatasin vahepeal, et keskmine palk oli toona siis tegelikult kehtis kroon juba, aga markades oli see siis 4000 kuni 7000 marka kuus, nii et päris suured summad. Korralik. Jah, korralik, alates seal 10-kordsest kuutasust nagu. Milline töö? Jaksatakse kõrvale panna maainimesed. Maasool. Tead, eile juhtus selline naljakas asi, et ma vaatasin uurijat kogemata. Ja seal oli jutt mingisugusest naisterahvast, kes väidetavalt siis pakub täiskasvanute teenuseid erinevatele meestele ja siis ta nagu väidetavalt pressib välja nendelt meestelt mingisuguste tehtud piltide ja asjadega raha nagu forever. Ja ma ei tahaks öelda, et minge vaadake seda. Aga see lugu ja see eilne lugu seal saates, seal on omad sarnasused. Ja. Ära muretse, ma lõikan selle välja siit. Aga aitäh, et meiega olite ja... See oli lihtsalt nii sitasti tehtud. See oli nii epic sitasti tehtud, et ma ei saanud lõpuni aru, milles probleem. Aga me ei tee reklaami sellele saatele. See ei olnudki point tegelikult. Okei, never mind. Okei, hea, et mina monteerin. Loomingulised vabadused. Okei. Aga igal juhul aitäh, et olite meiega ja õige pea, ma arvan, saab ikkagi juba ka ägedaid uudiseid. Mul on siin üks asi is cooking ja muutub aina reaalsemaks. Nii et olge lainel ja ärge unustage meile kuulajakirju saata. Ja kikimõõri.ee ootab teie külaskäiku. Patreon ootab ka ja kui te
jääte natuke veel ootele, siis te kuulete veel natukene, millest vähemalt minu boonusosas juttu tuleb. Heidi oma jaoks peate mõned klõpsud tegema. Aga seniks püsige kõhedad. Ja ma jätkan siis selle sama naise, ma eeldan, et ta oli naine, aga võib-olla ma eeldasin liiga palju, ta kirjutas nagu naine. Tundus naine, jah. Ja igal juhul ta siis jätkas oma lugudega kommentaarides, sest et see esimene postitus läks väga hästi peale ja ta mainis, et tal on ka kogemusi poltergeistidega. Paljud pidasid poltergeisti noore naise vaimuks, kella kihlatu maha jättis ja kes end minu suvilas ülespoos, kus ma elasin. Ja kõik see toimus siis millalgi 30-ndatel. See juhtus Longridge'is, Lancashire'is. Ma olen jumala kindel, et ma hääldan seda valesti sellepärast, et nagu kõik need Briti, need Shire'id on nagu mingi. Ja, tegelikult ma täitsa mõistan. Klaasuksele kostis 3 pauku. Aknast oli näha terrassi ja olime veendunud, et kedagi polnud seal. Siis teine lugu, mis on selle kohaga seotud. Kord, kui ma oma poja tuba pakkisin, käisin tolmuimejaga kogu põranda põhjalikult läbi. Võtsin tolmuimeja vooluvõrgust välja, viisin selle toast ära, läksin tühja tuppa tagasi ja leidsin vaiba keskelt mänguasja. Ja pärast siis, ma saan aru, sealt majast lahkumist nägi mu partner naise õhulist kontuuri algsest trepist alla tulemas. Aga mina ei näinud kunagi midagi. Nii, siis on järgmine kommentaar. Just meenus üks suurepärane lugu, kui ma kuskile mujale samal ajal postitasin. Kui ma töötasin Brentwoodi ettevalmistuskoolis matroonina, oli seal päris palju kummituslugusid ajast, kui see veel oli eraomanduses Edwardi aegse vaimuhaiglane.